Tere tulemast Musta kassitaro lugemisse Vähid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 22 kuni 28 detsember, ehk siis selleks jõulunädalaks. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis siis kaartidel selleks nädalaks teile öelda on. No nädala algus on ikka väga ilus. Nädala alguses on kingituste jagamist ja see vikerkaarega kaart ütleb seda, et armastus on kõik, mida te elus vajate ja mõni inimene, kellega seda jagada. Seal kõrval on müntide kaart ja müntide kaart ütleb seda, et nüüd on aeg saaki koristada. Kui te olete teinud aasta läbi tublilt tööd ja nüüd on aeg siis nagu neid vilju nautida. Et on armastust, on kingitusi, on ilusat istumist, on armastatud inimestega, lähedastega koos olemist. Aga see nädala lõpp näitab mulle seda, et te olete nagu milleski hirmsasti pettunud. Et te vaatate nagu tagasi, no kuna meil on aasta lõpp ja jõulud, siis ongi tagasivaatamise aeg. Et mulle tundub, et te vaatate nagu tagasi ja mõtlete, et te pole elult saanud seda, mida te olete soovinud. Te soovid pole täitunud. Et te olete tahtnud midagi, aga elu pole teile andnud ja te olete nii pettunud. Ärge olge pettunud. Ärge olge pettunud sellepärast, et universum teab paremini, mida meile vaja on. Meie oleme väga lühinägelikud. Meie siin maailmas elame selles antud hetkes. Meie ei tea, mis toob meile meie tulevik ja me ei saa muuta oma minevikku. Me saame elada ainult selles hetkes, kus me praegu oleme. Sellepärast meie ei tea, mis meile on hea ja me ei tea ka seda, mis on universumil meie jaoks plaanis. Ma ütlen teile seda, armsad vähid, et minu elukogemus ütleb seda, et kui te ära unustate hetkeks selle, mida te soovisite, siis elu toob teile midagi hoopis paremat. Kui te pole seda saanud, siis tähendab, et elul on teile hoopis midagi paremat varuks. Tahtsite näiteks endale korterit, saate hoopis maja. Tahtsite 10 000, pole midagi saanud, siis võib-olla tulevik toob teile hoopis suurema summa või mingid teised võimalused. Et ärge olge pettunud, sest te lihtsalt ei tea seda, mis elul teie jaoks on varuks. Ja see pettumus lähebki üle, see pettumus läheb siin nädala lõpuks üle, nautige oma jõulunädalat, olge oma kallite inimestega, nautige seda armastuse sõnumit ja kõike seda head, mis sellel nädalal teil on nii palju, mille üle uhke olla. Et olge uhke selle üle ja ärge olge pettunud selle üle, mida teil ei ole. Olge tänulik selle eest, mis teil on ja võite olla täiesti kindel, et ei ole universum teid ära unustanud ega teid millestki ilma jätnud. Ta annab teile kindlasti õigel ajal ja palju rohkem, kui te oskate uneski näha, kui te üldse oskate soovida. Aga ma olen teile selleks nädalaks võtnud ka ühe lisakaardi oma inglitaro kaardipakist ja vaatame, milline kaart siis teie jaoks, armsad vähid, sellel nädalal välja tuli. Nii, siit tuli välja lahendused, peaingel. Vaatame, mis see siis ütleb. Edu, mis kaasneb õiglase kompromissiga, enesevalitsus ja kannatlikkus, andestav ja tervendav energia. See kaart ütlebki seda, et olge kannatlik ja kõik saab korda ja kõik, mida te olete soovinud, tuleb. Tuleb palju rohkem, kui te kunagi oskasite arvata. Olgu teil ilus jõulunädal ja kui teile minu lugemine meeldis, siis ärge olge kitsi. Pange ikka like, pöial üles, võite ka kommenteerida, aga teiega kohtume järgmisel nädalal.